6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks. Ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service, ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad! WRC hooaeg on jõudnud 5. etapini Portugali rallis ja 6. käik podcast, nagu ikka, ralli nädalatel 4 korral otse-eetris, pärast ka järelkuulatav Delfi taskus, Spotify's ja igal pool mujal. Saatejuht mina, Gunnar Leheste, ekspert Roland Poom, teisel pool lauda. Vägev, ekspert. Tere pärastlõunat. On pärastlõuna? Ütleme, et on pärastlõuna. Kuidas kellelegi? Jah. Ja külalisena oleme kutsunud endale Rally Estonia tegevjuhi ja Urmo Aava kaardilugeja Janno Siiten. Tere päevast. Sellest, miks Janno meil siin stuudios on, kindlasti veel pikemalt täna räägime. Rapla rallilt kõik tänased külalised peale minu värskelt tulnud. Teisel pool ekraani Peep niisamuti. Peep, oled sa meiega? Jaa, tervist, olen teiega ja minul ei ole pärastlõuna, minul on nagu selline paras lõunatund tegelikult, sest et kell on alles 1. Peep, siis nagu aru saate, otse Portugalis, kus see hooldusala meil tänapäeval füüsiliselt asub? Hooldusala on, ma ei tea, ma olen nüüd 6. Portugali ralli järjest siin ja kogu aeg on olnud ühes kohas, eks siin Porto linna, ma ei tea, see on mingi messikeskus või Expo Noor on selle nimi igatahes, et ta mingi messikeskus on, et kogu aeg ühes kohas olnud, jah. Kuidas ilm? Ma saan aru, et Eestis on vist soojem natuke, et käisin hommiku võrra testikatse pealt ka läbi, siis oli 15-16 kraadi, aga ei, no kannatab lühiste pükste käia küll juba. Eile käisid Fafe hüpet vaatamas. Kui lihtne või keeruline üldse tavaautoga sinna hetkel ligi pääseda on? Sõidad mööda teed, keerad paar korda vasakule, paar korda paremale ja oledki kohal. Et ei seal midagi keerulist ei ole, et tegelikult see, ütleme, see ei ole kuskil pärapõrgus, et seal asula on sisuliselt kohe katse kõrval ja sellest hüppest võib-olla mingi kilomeeter või pool kilomeetrit edasi hakkavad juba asfaltteed, et ei seal midagi keerulist ei ole. No kes pole näinud, siis Delfi Spordis video ja hetkel jookseb see video meil siin taustaks ka, kuidas Peep Fafe hüpet inspekteeris. Oled sa seda katset nii-öelda laivis Fafe hüppe ääres ka näinud või? Ei ole tegelikult, kuna see on ralli viimane katse alati, siis sinna koha peale minna ei saa, peab ootama siin rallipargis, millal mehed autodega siia jõuavad, et rallimeestega seal võidusõitu korraldada katse finišis siia, nagu seal head nahka ei saa sellest. No aga räägi, kes siis võidab ralli ja mille pealt sa oma ennustus teed? Päris terav küsimus kohe, et kes võidab. Ma siin endist niimoodi eetriväriselt kuulsin, kuidas seal kuulsad eksperdid ka ei suutnud nagu paika panna, kes võidab. Aga sina oled ju kõige suurem ekspert. Mina olen muidu kõige suurem ekspert, et ega seal igast muude tööde tegijad ei jagagi seda asja eriti, aga mis ma ütlen? Ma ütlen, et Esa-Pekka Lappi võidab. Miks Esa-Pekka Lappi, kellel on üks rallivõit üldse? Tal on hea stardikoht, talle sobib minu arust Hyundai auto ja kruusade peal ta sõidab ka hästi ja miks ka mitte. Testikatsel oli ka päris hea ju. Jaa, testikatsel ka päris hea, sinna me kohe jõuame. Mis need rallibossid ja rallimehed ise, kellele seda vastustuse koormat ja favoriidi koormat panevad, kelle õlule? No eks siin seda koormat pannakse ikkagi peamiselt Toyota meeste õlule, et Jari-Mati Latvala Toyota tiimi pealik ise ju ka ennast tagasi pole hoidnud, et ta on ütelnud, et on saanud auto paremaks ja võiksid olla siin päris kiired, et kuigi jah, ütleme siin sama testikatsel Kalle Rompera ei olnud nagu eriti hea soos, siis ma arvan, sellest ei maksa mingi järeldusi teha, et see testikatse on nagu on, et minu arust nende aegade avalikustamine ja see analüüsimine on niisugune täiesti tarbetu tegevus, kui tõsiselt rääkida, aga mõtleme, Evans näitas ju Horvaatias juba, et on kiire ja Rompera ka, et tõsi, nad stardivad esimese ja teisena, et ega see võib-olla kõige lihtsam variant ei ole, aga tegelikult Portugalis on varemgi näidatud, et ees startides on suudetud ka võita. Ma arvan, et
ma ise arvan, et Ott Tänakul on tegelikult ka päris head võimalused, et kui nüüd läbi aegade niimoodi vaadata tema rallieelseid jutte, kui palju on vaja autoga teha ja mis seisus kõik on, siis ega sellist juttu, et kõik on hästi, pole kunagi kuulnud, aga võidud ikkagi on tulnud, nii et ma usun, et variandid on täitsa olemas. Et Ott ise oli oma intervjuus positiivne ja tundus, et mingit peavalu või isegi kui peavalu oleks mingi tehnilise asjaga, ega ta sulle ei ütleks seda, aga tundus selline positiivne täis töötahet ja võidutahet. No ma ei oska ütelda, positiivne või negatiivne, aga ta oli ilmselgelt töölainel oma olekult. Vaatasin ka seda, kuidas ta seal nii-öelda kirjutava meedia intervjuud andis ja oli siuke hästi tõsine, mitte eriti pika jutuga, aga keskendunud ja ma arvan, et see on päris hea märk tegelikult. Mida sa meie teistest meestest ootad? Meil ikkagi kokku 5 Eesti ekipaaži. Robert, Georg, siis on veel Gregorjets ka. No, ja Ralf Nõgene ka veel. No Ralf Nõgene sõidab ikkagi ainult ühel päeval, eks ole, et seal on see Iberia kapp ja ma temaga tegelikult rääkisin eile õhtu pikemalt, kuna temaga pole eriti Eesti spordimeedias juttu olnud ja kui me nüüd selle jutu ära lõpetame, siis ma lõpetan ka selle loo vormistamise kiirelt ära ja no tema ajab nagu oma asja, et temast ei ole mõtet praegu rääkida, aga kui me ralli kokkuvõttes räägime, siis kindlasti Virvesele tasub nagu küll pöialt hoida, silma peale panna, et esiteks ta on Portugalis varem sõitnud, on täitsa korralikult siin sõitnud ja mulle tundub, et ta on ikkagi nüüd selle Rally 2 autoga ka sükest sinasõprust sobitanud päris hästi ja noh, kuigi ma ennast ütlesin, et testikatse aegu ei maksa vaadata, siis tegelikult ikkagi tema see testikatse sõit täna näitas ka, et kiirus ikkagi on nagu olemas, eks ole. Me ei tea nüüd võtab võrdluses siin konkurentidega, see konkurents on üldse väga tihe selles Rally 2 sarjas, et mida teised tegid, mida keegi proovis või vaatas, aga ütleme, seda võib küll ütelda, et see Ford on saadud üllatavalt hästi liikuma, et kui OE-d räägiti, et selle Fordi nii-öelda R5 auto või Rally 2 auto ei ole nagu kõige parem või konkurentsivõimeline see Škodaga võrreldes eriti, siis tegelikult Robert on suutnud seega päris hästi sõita. Kõige karmim päev vist homme tundubki olevat. On rallimehed ise väga häpid, et homme hoolduspausi ei ole? Aga see on niimoodi olnud siin Portugalis juba aastaid ju, et sõidetakse esimene päev niimoodi ära, et hoolduspausi pole, on keset päeva see refi vahetus ja väga pikk päev on ja neil on veel viimane kiiruskatse on publiku katse hästi kaugel, nad sealt tulevad pärast vist pea 180 kilomeetrit oli seda ülesõitu, et minu nägemuses on see täiesti idiootne ralli ülesehitus, ma ei tea, Janno võib sealt kõrvalt, ütleme, ralli korraldajana ütelda ka, mis ta sellist asjast arvab, aga minu arust see on täiesti ajuvaba, kui siin räägitakse mingist hübriididega säästvast rallist ja nii edasi ja siis kärutatakse ütleme, päeva lõpetuseks selline asi maha, siis andke andeks, naljanumber. Aga mis sa sellest, Jan, arvad? Ei, eks sõitjatele kindlasti see väga meelt mööda ei ole, et ralli korraldaja kindlasti vaatab alati ka seda turunduslikku poolt, et rallit viia võimalikult erinevatesse punktidesse, et publik saaks osa ja niimoodi seda rallit promoda ja turundada, aga kindlasti jah, sõitjatele see ülemäära meeldiv ei ole. No ütleme, eelmine aasta tehti ju seal Coimbras, kus see ralli pidulik start viimastel aastatel olnud, tehti publiku katse. See aasta see seal ei ole ja siis see asendatigi nüüd selle sihukese imeliku katsega siis reede õhtuks. Et noh, jah, ma saan aru turunduseks, aga natuke võiks nagu realistlikult mõtelda ka ikkagi. See on sama hea, kui te teete siis ka Rally Estonial, teete näiteks reede õhtu publiku katsel Tallinna lauluväljakul. Tõmbate sealt pärast tagasi. Normaalne. Ja ettepanek, aga järgmine aasta veel kindlasti ei tee. Kusjuures me jälle enne eetrit just rääkisime sellest, et Eesti on nii väike, et miks mitte hakata kuskilt Lõuna-Eestist minema ja teha selliste maks 100-kildiste ülesõitudega poolele Eestile tiiri peale, et Eesti on nii väike, et suht äge oleks. Jah, saaks sealt Paide kandist paar lõiku on ja. Te olete noored mehed, ma ei tea, kas te seda filmi olete näinud, kus Jaak Joala mängib seda rallimeesse, see teisikut. Seal ju ralli kulgeb, hakkab Eestist pihta ja lõpuks jõuavad kuskile Venemaale ja seal vahepeal ansambel Radar mängib ja nii edasi. Ja see sõidabki ühest kohast teise kogu aeg ja see servise bussid sõidavad kaasa ja see on selline vana aja tagasi tulek, mis ka mitte. Me siin eetriväliselt ennem Rolandiga rääkisime, et oli kunagi mingi ralli, MM-ralli, kus
katsele sõideti lennukiga ja autod läksid treilaga ja sõitjad panid lennukiga järgi. Kas sa, Peep, mäletad, mis ralli see oli? Oi, vot sellist asja ma tõesti ei mäleta. Aga treilaga lähevad siin ka autod katsestarti, või mitte katse, vaid sinna, ütleme, Võimbrasse viiakse autod siit treileriga. Ma üritan selle info välja otsida. Ja. See on päris huvitav. Kuule, aga olgu, Peep, jääme sinu artiklit ootama homses LPS ja vaatame, mis need seal pressikonverentsid. Hakkab sul pressikas, ütle, kes sinna tulevad? Hakkab 20 minuti pärast, no ei tule väga huvitavad ja huvitav M-spordis sõitjaid nagu polegi. Vähemalt selles esialgses infos, ma ei tea, ei viisin tulla, tuleb tiimi pealik ainult. No see on päris omapärane värk, ma ei tea, võib-olla on kuskil mingi info kaduma läinud, aga selles esialgses infos oli küll niimoodi kirjas. Midagi väga huvitavat pole, Sordo oli vist ja ma ei mäleta, kes Evans on, jah, Evans on ainult huvitav tegelane. Äkki sa oled Peep valel pressikul praegu? Ei, ma olen siin täitsa pressikeskuses. Kõik on täitsa tuttavad mehed siin ümberringi ka, nii et olen ikka õiges kohas. Kuule, aga selge, tervita Margust ka ja kõiki, keda näed. Näeme. Ja meie vaatame siia otsa ära kohe Ott Tänaku intervjuu, mis Ott andis eile Peebule. Ott Tänak, Portugali ralli on algamas. No siin ralli eel on tiim rääkinud ja sisele palju rääkinud, et autoga on tehtud kõvasti tööd, et kui rahul sa nüüd päevane ralli algusest selle tööga saad olla, mis tehtud on? Ma ütleks, et tööd on palju tehtud, aga veel ei ole tööd nii-öelda tehtud saadud, et eks see on ikka omajagu teha ja ma arvan, et see protsess on alganud, aga kindlasti me ei ole veel kuskile jõudnud, kuhu me tahaksime jõuda. No, tavaliselt tehakse enne rallit 11 seekord, vist õnnestus teha 12 sõitu, saime õigesti aru? Ei, mina sõitsin ühe päeva, jah. No mis ütleme, need põhiasjad on siis, mis see auto juures oleks vaja muuta, et sa alati räägid seda, et oleks mugav sõita. Teine asi on see, kas heida kiirus, kas seda omavahel nagu seotud, et kui on mugav, siis on ka kiirus või millele peavad kõige rohkem rõhku panema? Tavast asjad ei ole millegi muutmises, asjad on lihtsalt ajaga kaasas käimises ja et oleks taset, et kuna on tegu tehnikaspordiga, siis tehnikast sõltub omajagu ja tehnika peab võrreldes konkurentidega tasemel olema. No, Portugali rallil on sul endal hästi läinud ja teevad, see sobib sulle hästi ja teed on ka tuttavad, et kui sa nüüd katsid läbi sõitsid, kui palju, ütleme, selliseid raskeid kohti võib tulla, mida varem pole võib-olla ette tulnud või palju need teed muutunud on? Enamasti teed on samad, et üks katse on võib-olla tagurpidi, aga üldiselt suures pildis kõik on sama, mis varem. No, siin on palju selliseid kiireid kohti, on keerulisemaid, kus on vaja rehvi säästa või kus ongi võtmeküsimus rehvi säästmine, et kuidas see, ütleme, taktika paikapanek käib siis? Ma ütleks, et Portugalis üldiselt seda liiga palju ei ole olnud, et võib-olla mingil määral, aga üldiselt Sardiinia, Kreeka, need on sellised rallid, kus on palju olulisem, et eks näis, Portugali teed on pigem liivased ja üldiselt ta ikkagi rehvile nii väga karm ei ole. No, Portugali räägitakse ka palju sellest, et algab suur kruusarallide periood, 7 kruusarallit järjest ja see on nagu selline MM-i mõttes nagu võtmeperiood, et kui palju sellisest mõttest ja jutust saab ennast lasta segada või kui palju see sinu peas vasardab? No, mis ta ikka vasardab, et selles suhtes, et hakkabki kruusarallid osakond, et jah, järgmised ma saan aru, et 6-7 rallit vist on järjest kruusarallid, eks ta nüüd läheb järjest, et idee on kindlasti õige ja nii ta on, et eks siit hakkab see nii-öelda suurem võidusõit peale, et siiamaani kõik rallid on omamoodi unikaalsed olnud ja oleme siin mööda kontinente ringi käinud, aga nüüd läheb see Euroopa rall lahti. Et selles mõttes ma mõtlesingi, et see on nagu võtmetähtsusega, kuidas Portugalis minema hakkab, et sealt nagu edasi arendada nende kruusarallide käigus seda autot ja paremaks saada, et see on nagu selline võtmeküsimus selle hooaja mõttes. No meie jaoks kindlasti, kuna me hetkel oleme ilmselgelt väga tagaja rollis ja hetkel seda taset ei ole, et nii-öelda ise otsustada, kuidas meil võistlustel läheb, et kindlasti meil on vaja nii-öelda oma taset tõsta, et konkurentsis olla. No kui Monte Carlo ja Horvaatia, mis on mõlemad asfaldirallid küll erinevad, aga nende võrdlus teha, siis ütleme asfaldi peal auto läks 2 ralli vahel ju tegelikult paremaks, et kui nüüd vaadata kruusal, mis oli Mehhiko ja nüüd ja nende testide põhjal, et kas sa tunnetad ikkagi seda mingit edasiminekut ka? No mingil määral kindlasti, aga see samm, mis vaja on kindlasti palju suurem kui need sammud, mis me
siiamaani teinud oleme. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Tagasi stuudios Roland Poomi ja Janno Siiteniga. No mis teil jäi meelde? Kui me saaks selle Peebu näo sealt ka tagant ära, oleks hea, et Peep meil tegelikult läks juba välja. Aga mis teil jäi Oti intervjuus kõrva? No ma alustan, eks me kuulnud oleme päris mitu rallit järjest juba, et see M-spordi auto ei ole Otile võib-olla kõige sobivam, võib-olla ta tahab seda paremaks saada. Tegelikult huvitavaid paralleele tõi Pierre-Louis Loubet kõrvale, ta ütles, et nagu auto on ideaalne ja ise tuleb paremale, et kindlasti ma arvan, seal ongi selline kahe sõita vahel, see vahe on hästi suur, üks on selline noor alustav sõita, teine on selline, kes võib-olla otsibki ülimat peensust sealt taga, et noh, kui hea see Ford lõpuks on, ei oska öelda, ma ei tea, kui auto tuli, siis kindlasti see vahe oli võrdsem teiste tootjatega kui täna, aga jah, eks me oleme kiirust näinud ja ma usun, et Ott ikkagi suudab selle autoga sõita, et jah, ma ei oskagi rohkem midagi öelda, mis sealt intervjuust kõlama jäi. Ma arvan ka, et kuna Ott on teada tuntud ülimalt nõudlik nii enda kui auto, kui kaaspiloodi ja kogu tiimi kohta, siis ta kindlasti jääb seda nii-öelda viimast kümnendikku taga ja ma usun, et tiim on teinud nagu mega pingutust ja tööd, et auto saaks selliseks, millega Ott rahul oleks ja tunneks end seal mugavalt. Et eelmiste rallide puhul tegelikult kui auto on kestnud, siis tegelikult on kiirus olemas olnud ja ma usun, et nüüd selle rallil ka tegelikult on võimalustel tegelikult päris head. Minul jäi see lause kõlama, et me ei ole veel sellel tasemel, et me saaks ise otsustada, mis kohal me lõpetame. Umbes selline lause oli. Mida te selle all mõttes, kes nendest sellest stardirivist täna üldse saaks otsustada ise, mis kohal ta lõpetab? Ilmselt ei saagi, et ma arvan, et kui üldse keegi saab, siis on see üks Sebastianitest, et kuna nendest kumbagi sel rallil stardis ei ole, siis see võib naljaga pooleks öelduna jah, et ilmselt sõit näitab ikkagi, kes mis koha peal saab olema. Aga vaatame punktitabelile ka otsa, saame ekraanile vast kuvada ka punktid. Meil on Sébastien Ogier, ikkagi rallisarja liider, keda meil ei ole stardis. Elvin Evans teine, sama palju punkte, Kalle Roompera kolmas, punktiga jääb maha nendest kahest mehest ja Ott jääb maha Ogierst ja Evansist 4 punktiga. No unelmate nelik võiks öelda või? Ülimalt põnev, ma isegi ei mäleta, millal oli nii põnev andmine peale 4 rallit. Võib-olla on lähi siin minevikus olnud, aga ei tule praegu ette. Et selles mõttes kogu see nüüd järgmised need kruusarallid saavadki olema äärmiselt lahedalt tegelikult jälgida, sest me võime oletada, et Toyota peaks päris hea olema. Siin Jari-Mati Latvala suure suuga räägib, et nüüd on veel parem kui varem. Hyundais, Neville ja Lappi kindlasti, ma arvan, et on hea kooslus täna. Loodetavasti Lappi saab ka nii-öelda selle stabiilsuse kätte, et see kiirus on kindlasti seal olemas ja kui nüüd Sordo ka nendel keerulistel kruusarallidel siin oma stardipositsiooniga lööb, jälle Hyundai väga hea kogu see kompott seal. Ja Ott Tänakus selles mõttes ja pole mõtet rääkima hakata, et tegelikult on ta kindlasti kõva vend, nii et see loodetavasti see asi jätkub, mis see punktitabelis seal selline põnev andmine on, et ma tahaks loota, et vähemalt natuke aega selline põnev andmine jätkub. Ma arvan ka, et see on kogu sarjal on ülioluline, et tipp oleks tihe. Et kui on seal poole hooaja peal meil enam-vähem nagu pluss-miinus kindel, kes hooaja lõpuks nagu võitja on, siis kindlasti vaadatavus kukub ja see pinge on oluliselt madalam. Aga täna on nad neljakesi seal nii tipus ja loodame, et alt tuleb keegi sinna veel lisa ja kaarte segama, et siis suvistel etappidel, mis siis siin ja Soomes sõidetakse, et seal oleks ka ikkagi veel kõik kaardid lahtised ja kõigil nagu võimalus. Aga panite tähele, Ogier on oma retoorikat muutnud. Nüüd ütles, et kui tiiti peale sõiduks läheb, siis ma võin lõpus veel mõned rallid ikkagi sõita, et varem oli selline, ma teen pool hooaega, ei, ma tiitlit ei jahi, aga läheb ka sellel mehel ammas verele veel hilises eas. Eks muidugi, et ta on tiitlit nii palju võitnud ja täna ta näeb, et ta on veel ühe stardi tegemata jätuna veel täitsa konkurentsis ja
ta kindlasti ei sõida ainult nagu etapivõidu päralt, et kui ta näeb, et tal on võimalik ka siit veel hooaja kokkuvõttes tiitel võtta ja nii, et tervet hooaja kaasa ei tee, aga on suures mängus, siis see lisab kindlasti ainult nagu pinget ja põnevust. Roland räägib meile Shakedownist äkki. Jaa, Shakedown oli võib-olla isegi veidi üllatav. Ma just vaatan seda esiotsa seal, et võib-olla Ott Tänak oli nendes kõige sellisem loogilisem 3. positsioonil. Lõpetas Shakedowni, aga esimese koha võttis Elfyn Evans. Tegelikult võis arvata, et esimene ring ta kaotab kõvasti, sest ta ju läks ka esimesena rajale, mida ta hakkab siin homme tegema. Puhastamist oli, aga juba teisel ringil päris hea ajaga, mis annab selles mõttes, ma arvan, lootust, et ta tegelikult ka ralli üldkokkuvõttes on võimeline sõitma päris tipus. Et reedel kindlasti mingi kaotus tuleb, aga Esa-Pekka Lappi lõpuks 4. ringiga sai kõva tulemus olla ja teine koht Lappile, nii et kui nüüd ennustustest rääkida, siis mina panin ka Lappi esikohale siin praegu vahetult enne salvestust, mõtlesin tükk aega. No räägime kohe ennustus ära siis, meil on ikkagi, ei ole veel hilja liituda 6. käigu liigaga, WRC-fan.com, mul on ekraanil siin ka meie paremusjärjestus, Georg Kuiter on siis pärast Horvaatia rallit tõusnud 2 kohta ja haaranud meil liidrikoha, hakkame ennast ka otsime. No otsi, vaatame Roland, kas me leiame sealt 35. kohalt isegi. No, top 100. Ei ole kõige hullem. Pole kõige hullem. Meil on nüüd Kaspar Ruus, meie selle nädala blogi tegija ja laupäeval istub ka siia minu asemel plukki. Kaspar 129. Ta jättis Horvaatias tegemata. Ja. No, ei ole hullu. Portugalis võtab järele. Meil on Eigo Kaljurand pühapäeval hüppab blogis pukki ja hüppab ka siin sellele toolile, kus mina istun ja Eigo on meil 164. No vaatan ennast ka siis, esisajas. Tubli töö. Aga Janno, sa ei ole meil liigas? Ma arvan, et sealt sa mida leia, jah. Sa oled mingis teist liigas? Ja. Vaatame siis konkurent podcasti liigasse, äkki oled seal? Siin ka ei ole. Seal on mingid omad liigad. Mul on mingi väiksemate meeste liiga, jah. Aga ma räägin nii palju veel, et ma panin, kui ma enda oma kokku panin Esa-Pekka Lappi, saigi tegelikult põhiliselt pandud selle pärast ette, et miks mitte. Ja ega seal mingit suurt loogikat tagal. Me teame, et kiirus on kindlasti olemas ja tegelikult ta ju, mis see oli üle-eelmine ralli, oli Mehhiko sõitis kiiresti, oli liider tükk aega, et tegelikult see annab nagu mingit lootust ja stardipositsioon hea. Nii et see saab äge olema ja Ott Tänak teiseks, Elfyn Evans 3, Rovanpera 4, Neville 5. Et seda lõpuotsa oli hästi keeruline panna Sorda ja mul üldse välja, ma ei tea, kas tal siis tuleb mingi tehniline probleem, seda ma ei hakanud ennustama. Janno, sa mäletad, mis sa panid oma viisiku? Mäletan küll, et kuna esimesed 4 etappi on need, mul on kohutavalt vilets ennustaja, siis ma seekord arvasin ette, et ju sa seda küsid ja ma küsisin kodus siis poiss Simoni käest, et mis seekord nagu jääb ja tema arvas, et Elfyn võidab, Sordo on 2, Ott on 3, Lappi on 4 ja ma isegi ei mäleta, kas äkki Katsuta pani 5. või? Et Evans võidab, arvad? Ja. Tee puhastajana. Vaata, see ju, me juba kuulsime siin, et Portugalis on võidetud esimesena startijana küll, ei ole see midagi uut. Kõik on võimalik. Ja hommikune Shakedown näitas ka, et tegelikult Evans oli päris kiire ja eks ta kindlasti homme midagi annab ära, aga ma usun, et laupäeval on võimalik tagasi võtta. Jaa, Shakedowni võita ikkagi. Nii, ma vaatan, mis ma panin. Ma panin Ott võidab, Thierry Neville 2, Evans saab siiski 3. koha minu arvates. Dani Sordo jääb 4. Konkurents podcastis öeldi selline lause välja, et kui Dani poodiumile ei tule, siis see on ikkagi pettumus. Ma olen mingil määral nõus, aga tegelikult ega Tani võib-olla viimased rallid ei ole olnud nii palju lootust andvad. Et selles mõttes teoreetiliselt jah, loomulikult ta peaks seal olema, eriti stardipositsiooni arvestades. Aga jah, ma isegi ei oska öelda, jah, need viimased rallid, kus ta sõitnud on natuke pettumus olnud tema poolt. Ja Lappi on mul 5 ja siin on siis Power Stage'i punktid ka, aga neid vast vaatame pühapäeval, kui Power Stage on läbi. Aga mainime siia veel ära Shakedownil kindlasti WRC2 ja Robert Virvese üli kõva algus tehtud vähemalt Shakedownil 3. aeg WRC2 arvestuses. No mul näitab 4, ma ei tea, mis... No, nad jagavad Formoga sama aega.
mingid statistikat ka natuke, et ta sõidab Ford Fiestaga. Stardis on 5 Ford Fiestat, 26 Škodat, 11 Hyundai'd, 6 Citroeni. Mis tähendab, et eks me oleme tegelikult aastate lõikes kogu aeg kuulnud, et see Ford ikka nagu ei kannata seal WRC2 arvestuses või Rally 2 masinate arvestuses sõita ja Škoda on nii palju üle. Aga ma tahan näha, kuidas Robert Virves seda muudab seal ja Adrien Formeau ka kindlasti, et Formeau ju tegelikult nii-öelda tehase sõitjana seal ja Robert siis, ma ei tea, kuidas me ütleme, pooleldi seal WRC2 tehase sõitjana, auhinna saanuna ta seal on. Et kui Virves suudab ka Formeaule seal tagatulesid näidata, siis oleks päris kõva. Jah, loodame, et Virves sõidab selles mõttes nagu targalt, et ta ei lähe kohe nagu hullu panema, vaid ralli on pikk ja hakkab niimoodi mõnusalt kasvavas tempos minema ja kindlasti seal juhtuma saab palju ja ma usun ka, et ta seal WRC2 nagu top 10-sse võiks tulla kindlasti. Virvesit rääkides siis, kui palju võib aidata teda see, et meil on ikkagi Portugali kaardilugeja Hugo Magalhães? Ma nii palju võin öelda, et ega kui selline noor sõitja on, siis iga mingi kogemus või kilomeeter, mis kaardilugeja kõrval on kuskil olnud ja sa suudab seda infot edastada sõitjal, siis see on vajalik kindlasti. Ja mingid mõtteid ta kindlasti seal Robertile ka jagab. Ma usun, et see on kindlasti oluline, mingid näpunäited või mingid nõuanded. Ei ole kindlasti nüüd liiga tähtis, aga kindlasti midagi juurde annab. Ma arvan ka, et see, et ta portugaalane on võib-olla väga palju vürtsi ei lisa, aga just see kogemuste pagas on nii suur, et see pikkade rallide puhul on hästi tähtis. No tal Portugalis mõned stardid ikka alates aastast 2008 on siin teinud. 2008, 2014, 2015, 16, 18, 19, 21 ja 22 ka veel. Koos Al-Rashediga. Rakan eesnimeks. Aga Janno, kuidas sina seletad seda Škoda mafiat? Kuidas neid nii palju on? Ja miks nad nii head on? Hea küsimus, et eks Škoda ilmselt arendusse panustab väga palju. Nad on ilmselt hinna mõttes ka näiteks võrreldes Volkswageniga ostjasõbralikumad ja kui nad sõitjad on näidanud, et tegemist on hea ja kiire autoga, siis ilmselt see tekitab ka lisanõudlust ostjate puhul ja tundub, et nad ka nagu kestavad hästi ja saab sõita nii asfaldi kui kruusa peal, et väga nagu vahet ei ole, igal pool on kiired ja praegu vaatadki, et kui Mikkelsen ka siin sellel rallil uuesti stardis, et tuleb ka nagu jälle Škodaga, et täna need kiired tipud, kes siin kogu sarja kaasa ei sõida, tihti just selle margivaliku teevad. WRC2 on meil üks huvitav mees veel. Chris Meek on tema nimi. Millal me seda meest viimati MM-sarjas nägime? Hea küsimus. Väga hea küsimus, eks ju? Pead seda ajalooõpikut korra lappa. Ajalooõpik ütleb, et 2019 ja Catalunya. Jah, Kataloonia ralli 2019 Toyota Aris WRC-ga. Oli viimane ralli tal ja superralliga lõpetas absoluudi 29. Tore on näha ja James Fultoniga, nii et kindlasti on see selles mõttes mõlemale mehele tähtis ja oluline, et seal koos sõita. Ja, et selle väiksem ralli, mis ta siin nüüd sellel etapil ette tegi, seal tal tegelikult kiirus oli täitsa hea, et loomulikult seal ei olnud võrreldav siin sellise konkurentsiga, mis nüüd on, aga näha oli, et ta nagu sõidunälg on endiselt olemas ja oskused pole ka kuhugi nagu kadunud, et ma ise arvan, et ta sinna päris, ütleme, top 5 WRC2 ei tule, aga sinna 6-10 kohtade peal äkki võiks sõita. Oskustega kadumisest või mitte kadumisest, ma arvan, me varsti saame rääkida. Ühes autos istusid sa, kus tundub, et oskused ei ole kaduma läinud aastatega. Jaa, aga lähme sinna teemasse siis. Rapla ralli, kuidas emotsioon on? Emotsioon on endist hea, et nüüd on siin 5 päeva nagu üritusest möödas, aga selline üritus kindlasti annab sellise emotsioonipaugu, et ilmselt nädal aega on veel tunne nagu mõnus. Käed värisevad? No nii hull ei ole, et käed enam ei värise, aga jah, tunnen jah. Räägi see saaga, üldse Urmo rajale tagasi toomise saaga. Te üritasite seda juba eelmine aasta Saaremaal. Saaremaa läks nagu läks, väga kaugele kahjuks ei jõudnud tehnilistel probleemidel. Aga kus see mõte, et Urmo oleks vaja nüüd tagasi tuua rajale? Ja miks just sina?
et noh, kust meie vanustel meestel head mõtted tulevad, eks ju, tavapäraselt on siis kas kalal käies, saunas või siis karastusjooke degusteerides. Et nii juhtus ka selle meie projektiga. See oli siis saunas kalal käies või karastusjooke? Oli see viimane variant, et kalal ja saunas väga palju koos käinud ei ole. Aga siis jah, äkki oli üle-eelmine aasta, kui see mõte nagu tekkis ja siis nii mõnelgi korral proovisin talle seda maha müüa, et võiks ikka proovida ja mul on millegipärast selline loll armastus Saaremaa ralli vastu, et siis ma talle algul ütlesin, et võiks kindlasti sa oled ainus eestlane, kellel on armastus Saaremaa vastu. Just, et Urmal küll see nii suur ei ole, aga ja siis ma müüsin algul mõtet, et teeks ühe korra, teeks Saaremaa. Ja siis tal tuli see Jaris arendusprojekt, et ta seal arendas ühte Jarist. Ja siis kuidagi jooksis nii kokku, et eelmisel talvel siis sõitsime Otepää talveralli, sõitsime seal algul 2-0 rahulikult ja siis Paides sõitsime tema vana Subaruga 1-0 ja siis oli juba täitsa nagu selline tore, et hakkas mingi kiirust tekkima, aga 0 sõites sa pead ikkagi tegema seda seifilt. Ja siis seal Paides siis laupäeva õhtul nagu istusime, arutasime ja siis Saaremaa ralli korraldaja ütles ka, et ikkagi planeerib meil mingi numbri ära. Ja mulle see mõte väga meeldis ja Urmo ka selle mõttega siin paar ööd nagu magas ja siis sai otsus tehtud, et lähme sinna peale. Ja siis sai tehtud ka autovahetus, et see vana Subaru või 2 Subarut, mis tal oli, said müüdud ja on nüüd uuesti Eesti meistrikatel rajal ja sai siis enne Saaremaad see praegune auto soetatud. Kes sellega sõidab? Eelmisega? Õun sõidab ühega ja teisega sõidab Alzheimer on jälle külas. Et siis sai enne Saaremaad soetatud, tehtud seal kerge trenn ja nagu ütlesidki, et Saaremaa just liiga armuline ei olnud, et 10 kilomeetrit saime sõita ja esimese katse finišisse jõudnud ja ütleme, et siis läks hammas veel rohkem verele ja siis nii see Rapla mõte nüüd tekkis. Rapla ralli esimene katsevõit absoluudis. Mis emotsioonid olid teil autos, kui te seda aega nägite? Ütleme nii, et meil ettevalmistus kulges plaanipäraselt, et auto tundus hea, ise olime valmis, nii valmis kui saime olla, eks ju, et ikkagi mõlemad siin varsti 45 on ju, et vanad mehed. Ja siis neljapäeva õhtul auto otsustas, et ikkagi võib-olla me ei peaks startima ja tekkisid seal kütuse rõhuga probleemid ja lõpuks siis saime auto stardi valmis selline tund-poolteist enne starti. Ehk et see reedene päev oli väga pingeline kuni stardini ja siis lõpuks autoga ikkagi siis sinna stardijoonele veeresime ja selle katse läbi tegime ja saime aru, et nagu auto sõidab. Et ega kui me läksime sinna, siis me arvasime, et me seal esimese 10 kuskil teises pooles võime olla, kui kõik nagu sujub. Ja siis katsevõit loomulikult see tuli nagu pauk luuavarest, et ei oleks elu sees nagu arvanud, et seal R5 ja tänaste nagu Eesti siis EMV 5 tippude vastu oleks võimalik saada. No muie oli ikka näol katse lõpus ja tuju jää. Ei, muidugi oli. Oli küll linnakatse, aga siiski. Ja ei, oli linnakatse ja loomulikult tuju oli mega ja ega me saime sealt siis järgmisel hommikul 5. katselt, mis oli selline tehniline metsakatse, saime sealt ka katsevõidu kätte, et püsisime enam-vähem nagu enda arvates nagu mõistlikes aegades kogu aeg, Kus teil see refi probleem tekkis? Mis katse see oli? Refi probleem oli meil 8. kui õigesti mäletan, et seal poole katse peale hakkas ref tühjaks minema ja siis seal umbes 3 tulime seal suht tühjalt, et sealt äkki selline 10-12 sekundit tuli sealt kaotust. Enne seda olite teisel kohal absoluudis ja langesite kolinal 6. Jah. Aga kokkuvõttes absoluudis 6 oma klassis on mu nüüd andmed õiged. 4 peaks olema seal. Oma klassis EMV 5 saite 3. Seal tegelikult on üks lätlane ka ees, et on okay. Lätlane 2 eestlast ja siis meie. Aga kokkuvõttes jäite tulemusega rahule? Ja loomulikult, et me kindlasti ei läinud sinna sõitma tulemuse peale. Vaid et saada sõidunaudingut ja Urmo samamoodi ütles, et nüüd on hammas verel, tunnel hea ja autos oli õhk on mõnus, riidu ei läinud, nalja sai, et selles mõttes kõik oli nagu eesmärgipärane. Mis edasi? Kindel, et Rally Estonial te starti ei tule, te peate korraldama seda üritust seal, aga paistab Paide või? Ja ei, nüüd näitas, et suudame enam-vähem sõita küll ja nüüd on suund on Paidel. See on augustis meil?
augusti lõpp äkki oli 24, 25 või 25, 26, et püüame siin juuni lõpus teha siis ühe testi ja võib-olla siis ralli eelselt veel nagu, et autot nii-öelda rohkem siis Urmo käärgi saada ja siis seal uuesti, jah. Et Paide ralli on ka Läti meistrikute etapp, et on ilmselt lõuna poolt ka siis tulemas sõitjad, kes võib-olla Rapla stardis ei olnud. Mis peale Paidet edasi saab, kuidas kalender läheb meil edasi? Kohe vaatan ka. Kalender läheb edasi oktoobris toimuva siis Saaremaa ralliga ja praegu meil on ikkagi plaan siis seal ka sõita, et siis see hooaeg nagu 3 etappi kaasa teha ja loodame, et siis vorm on vastav. Jaa, absoluutselt. Aga sa oled ikkagi meil stuudios ka selleks, et rääkida Rally Estoniast. Mis faasis hetkel olete, mida ise oled sel nädalal korraldamises ära teinud? Eile käisime just Lõuna-Eestis oma ladu koristamas, et sai terve päeva füüsiliselt rasket tööd tehtud. Aga ei, eks täna on rallini just mitte ülemäära palju jäänud ja vist 69 päeva äkki, kui kiirelt arvutan, et nüüd on ikkagi tempo on juba kogu korraldustiimil peal, et töö sektsioonides käib ja praegu tundub, et mingeid olulisi tagasilööke ei ole, et kõik läheb plaanipäraselt ja eks kuna formaat on eelmise aastaga suht sama, siis loodame, et mingisuguseid väga uusi üllatusi ei tule, et saab jälle see üritus hästi tehtud. Aga ikkagi ööpäevaringne korraldus käib, et hinge tõmmata ei lasta väga? No ma ütleks nii, et praegu veel see öökorraldus ei käi, et see lisandub seal kuskil äkki viimase 2 nädala jooksul, kus siis tempo läheb nii-öelda tippu, et praegu proovime ikkagi nagu päevaga hakkama saada. Tempo läheb tippu sellepärast mitte, et varem oleks midagi tegemata, vaid lihtsalt mingid tegevused jäävadki viimastele päevadele, eks? Just, et alati sellise ürituse puhul tekib ka mingisugused asju, mida sa ei oska ette planeerida, et mingid ootamatused, siis tuleb nendega tegelda ja siis ongi, et lisaks siis plaanitud tegevustele tekivad ka asjad, mida sa ette ei näinud või ei osanud näha. Kas see, et Urmoga Eestikatel kaasa sõidate, aitab ka kuidagi Rally Estonia kas või imidžile kaasa? Ma ei usu, et me nagu kuidagi seda sellega ei seondu, et me pigem meil see projekt on nagu selle suunaga, et tahaks teha nagu asja nagu ägedalt, et kui me selle mõttega nagu lauda tulime, siis kohe tekkisid ka, ütleme, head sõbrad, tuttavad, kes tulid projekti toetama ja meil ei ole nagu see mõte, et lihtsalt nagu paneme autole kleebise ja toetada rahaliselt, vaid et natuke see nagu pind oleks laiem, et võib-olla seal talvel koos mingit jäärada sõita ja kuskil natuke mingeid asju degusteerida või saunas käia, et oleks nagu äge ja fun seda teha, et meil mingit suuremat ambitsiooni enam ei ole, et peame ikkagi nagu passi ausalt vaatama. No Roland, sa olid ka Raplal kohal. Räägi enda vaates, kus teie paiknesite ja kuidas seda rallit siis kõrvalt oli vaadata? No me paiknesime... Kes ei tea, siis Roland kommenteeris seda. Jah, Rauno Paltseriga olime siis seal Rapla kultuurimajas arvutiekraani taga. Aga ei peab tõdema, et ei osanud kohe kuidagi seda oodata, mis esimesel katsel vastu vaatas meile ja tegelikult see kogu ralli vältel oli seda nagu äge jälgida, mida te tegite ja ütleme nii, et võib-olla mõni inimene peab vaatama natukene peeglisse, et kui te tulite ja mida te tegite, aga see kindlasti seadis sellise ägeda mingi benchmarki või kuidas eesti keeles öelda, et kuidas on võimalik sõita. Ütleme, me võime vist öelda sellise vanema tehnikaga ja vanema refiga, see refi teema oli kogu nädalavahetusel aktuaalne teema, et kui käisid, vaatasid, mida konkurendid tegid, igal refil olid kogu aeg servisest väljas, need nipud pisti oli, need tutikad refid all, siis läksid, vaatasid, mis nendel meestel seal all olid, mingid vanad käsnad olid seal all, et ei olnud seal ühtegi kirja enam peal, et siis Urmo ütles, et meil pole, et me võtsime kellegi mingi vanad sussid alla ja lähme proovime, et kogu see story seal taga oli jube lahe jälgida. Ja, et me laupäeval seal teisel poolel korra ka uusi susse proovisime, aga selles mõttes oli info õige, et algul läksime nagu rahulikult. Ja algas mitte nii väga rahulikult.
Aga kokkuvõttes oli ju tasavägine ralli ja mitu sekundit see lõpuks Priidu võit oli, 0,2 võitis Priit Koik Emils Plumsi ees. Jah, kokkuvõttes üliäge ralli ja tegelikult kiitus ka korraldajatele on ju, tuli hästi välja, neil oli katsed ägedad. Keda me nimeliselt peame kiitma? Ma arvan, et ühte või kahte nime välja tuua oleks nagu rumal, et seal on kogu tiim nagu taga, eks, et alates siis, kes siis raja välja mõtles, kes seal siis toetajatega tegeles ja kes siis sportlastega tegeles, et kindlasti suur kummardus kogu korraldustiimile. Et väga kihvt oli, et nad olid leidnud võistlusele siis uusi katseid, mida varasemalt poolt sõidetud ja oligi täitsa siuke nagu räige, nagu Nukitsamäe mets. Et tehniline ja äge ja siis ralli lõpuosas olid sellised kiiremad ja voolavamad lõigud, et oli siuke mitmekesine ja väga tore nagu üritus, et siiralt loodame, et korraldustiim leiab ka nagu siis tahtmist ja soovi seda nagu edasi teha, et see ralli kindlasti väärib kohta Eesti meistrivõistluste kalendris. Ja top 3 10,3 sekundises, no tihti ei juhtu seda ja nagu juba mainitud esimese teise koha vahe 0,2 äkki võis olla 2011 aasta Lõuna-Eesti, kui Raul Jeets võttis võitu Kaspar Koitlas 0,1-ga, et see oli viimane selline nii-öelda tasavägisem võitlus siin Eesti ralli ajaloos, nii et jälle väike punkt sai pandud ajalukku kindlasti maha. Ja siin oli veel nii, et Koit võitis selle ralli võidu viimase katsega, et enne viimast oli kas mingi 7,3 või 7,5 oli maas, et viimase katsega seal vormistas siis asja niipidi. No väga äge. Kindlasti jõudu jaksu Rapla ralli korraldajatele. No ilma vist aitas ka kaasa, päris kuiv ei olnud, aga kaadritest oli näha, et väiksed mudarallid olid ka ikkagi. Ta pigem oli kuiv, et eks seal varem oli sadand ja metsa vahel siis ei olnud ära kuivanud, et eks ta oli sellest vähe siukseks pehmeks jäänud, aga iseenesest nagu ralli ajal vihma ei saanud, et see nagu olusid ei muutnud ja ei seganud, et oli täitsa vahva. No aga tuleme tagasi Portugali juurde, kas Shakedownile saab nüüd põhikategooriates joone alla tõmmata või mis seal paistab? Tundub, et saab jaa. Mul ei ole seda küll ees, aga ajaliselt ma vaatan kellaaega, et see peaks olema läbi ja asi lukus. Mina arvan, et homme ikkagi päris palju otsustatakse ära, nagu ikka Portugalis vist juhtub olema. Noh jah, niivõrd kuivõrd selles mõttes, et nagu juba mainitud sai, et see on pigem võib-olla selline liivasem kui kivisem, et ütleme, Portugal on kindlasti raskemad rallisi, kui on Portugal autodele, aga homne päev saab kindlasti seal ees olema raske. Elfin Evansel eriti, nagu juba mainisime, aga ei ole midagi võimatut, et seal on ka kiireid lõike ja kõike, et laia teed, et kus on võimalik ka seal lahtise peal proovida vähemalt kiiresti sõita, et loodetavasti see ajakaotus ei saa olema niivõrd suur, et seda ei ole võimalik laupäeva pühapäevaga tagasi võtta. Aga kui ma ennustan, et ta võiks seal olla kuskil, ma ei kujuta ette, 30 sekundi tuuri 20-30 vahel, et siis on kõik väga hästi. Siis on lootust üle. Jah. Ma ei ole vaadanud, mis see ilmaprognoos seal näitab, et kui kuiv hoiab, siis on ühed olud, aga kui see peaks sadama hakkama, siis kogu lugu muutub. Ja. Nii palju kui eilse seisuga siis ei olnud vihmalootust. Vaatame nüüd hetkeseisuga ja ikka ei paista, jah. Aga veel nii palju ka, et kui tegelikult võtame eelmised hooajad, on ju Kalle Rovampere seal kõvasti kogu sarja juhatanud, siis tegelikult see hooaeg on kuidagi see hoog natuke maas ja võt Rovampere ma ei osanud kohe mitte midagi ennustada siit rallilt talle. Shakedowni puhul ka, ei olnud kõige paremat minekut. Huvitav, tahaks näha, nagu, kus see mees omadega on siin ralli jooksul või ralli lõpuks, et kindlasti hoian pöialt talle, aga kuidagi see hoog on nagu, see hooaeg ei ole seda hoogu, mida me oleme varem näinud ja ta on ju ise ka kurtnud, et asi pole õige. Et tuleb kokku võtta. Jah, et hakkas ole näha, kas noorele sõitjale see hakkab ka nagu mentaalselt mõjuma, et nüüd vist viimased 3 rallit on äkki olnud 4, eks ju, et ei ole pjedestaalil olnud, et kui nüüd peaks juhtuma nagu sama, et siis ta on juba siin
rallilt 4 korda järjest poodiumilt väljas on ja versus mis eelmine aasta toimus, et see võib hakata nagu lõpuks ajudele. Võib-olla on mees väsinud, sest ta teeb kõike, ta ei sõida ainult rallit, ta sõidab ka drifti nagu maailma tasemel, väga kõval tasemel. Ta teeb kõike lihtsalt, ta sõidab iga masinaga, millel mootor on ja üritab ka sellega võistleda. Võib-olla ta on väsinud lihtsalt, et liiga tihe graafik on. Aga samas siis ei saa ka öelda, et ta mingit silmnähtavat sõiduviga oleks teinud, et ta nagu pinge all oleks mordunud, lihtsalt tehniliselt ei suju. Kuidagi midagi ei suju, jah. Vaat ei oskagi öelda ja ta ise ka ei toonud kuidagi seal artiklis välja, et mis see viga on, et pigem ta süüdistaski ennast lihtsalt, et tuleb kokku võtta ja ei tohi ennast õdlaks lasta ja ei oldki nagu mingit loogikat seal taga. Jah, see tehnika on tal kestnud, auto on hea, et sinna taha pugeda nagu ei ole võimalik, et ilmselt ikkagi tuleb nagu korra peeglisse vaadata ja nii-öelda pea puhtaks saada ja siis tagasi. No homne päev siis mõistlikul ajal, aitäh sellele ajavahele, 11.05 hakkame pihta, kohaliku aja järgi 9.05 ja homme lõpetame siis nagu öeldud, see viimane katse on seal natuke kaugel, 21.05 see katse hakkab, aga saade läheb meil eetrisse juba, mis kell meil oli, kell 8 otsesaade, laupäeval 8.30 ja pühapäeval kell 4, see on niisugune enam-vähem traditsiooniline aeg. Kes veel ei tea, siis 6 kaik@delfi.ee saab meile küsimusi saata. Seal üks küsimus on juba tulnud, see on meile nuputamiseks ülesanne, loeme selle küsimuse ette ka või? No sa võid ette lugeda, aga vastame homme või? Vastame homme, ma arvan. Kell on juba palju siin, stuudia lambid lukatakse varsti kinni. Ja, Rene on siis küsinud, et viskab õhku meile sellise fantaasia ülesande, meile meeldivad fantaasia ülesanded, et kui oleks meie unistuste viimane päev WRC etapil kuni 5 katset, siis millised katsed kõikidest MM-rallidest me endale võtaksime? Kui on mõni vaata, kes tahab ka seal fantaseerida koos meiega, siis pange meili meile. Me ei varasta teilt ideid. Sul on, Janno, üks katse kõikidest, mis selle sinu kompost ta ei saa midagi öelda, siit tuleb mõni Rally Estonia katse nimi kohe. Ei, ma pean selle Rapla viimase katse et palju ei ole, aga ilmselt nagu Oulinboch ja võib-olla jah, Leigo on ka võib-olla see Kanepi, siis on need ilmselt, mis on nagu toredad. Ja meie siis teevõtame homme. Ja homme mängime Kahooti võitjale. Ma näitan kohe, on meil välja panna selline asi. See on Delfi roolis ei loe termos, kuidas me nimetame, tass. No mingi termostops. Topsilaadne toode. Topsilaadne toode. Ja koos selle parkimiskellaga. Parkimiskell Delfi oma võib päris fancy olla küll. Ja mul on see jama, et mul ei ole parkimiskella. Ja praegu, tead, mis mul praegu meelde tuli, ma ei pannud autot ka parkima. Sa ei pannud autot parkima? Praegu tuli meelde. Okei, siis pärast on meil üllatus äkki. Jah, no okei, mis seal ikka? Kuidas sul tihti juhtub üllatusi? Kahjuks juhtub. Pea on laiali otsas. Pea on laiali otsas, aga meil on auhindu veel välja jagada. See, mis meil seljas on, T-shirt Store'ilt saab valida siis, kas tahate 6. käigu logoga või siis lasete enda mingi logo peale ja seal on erinevaid lööklauseid ka kodulehel ja Force annab välja meil, sa võid Force'ist pikemalt rääkida, ma Force'i klientide hulka pole. No Force'i neid kinkekaarte tahaks küll, sest võimalik seal kõik autoga seonduvat teha. Ma lähen kulutan ära need. Ma arvan, et seal on kõike võimalik autoga seonduvat juppe, kõiki varuosasi, mingit lisavarustust ja autohooldust, õlivahetust, ma ei tea, kõike on võimalik seal teha. Et 3 küsimuse esitajale on meil välja siis panna summas 100 €. See on kõva, mega lahe, väga hea auhind. Jaa, aga meil on üks video veel vaadata. Robert Virves on ka andnud meile intervjuu Peebule ja selle vaatame ka ära ja siis võtame siit stuudiojuttudega osad kokku. Nii, Robert Virves, Portugali MM-ralli on algamas. Kui rahul sa oled oma ettevalmistusega ja kui palju sa said üldse autot proovida nendes oludes? Ma arvan, et võiks justkui pool okei olla, et rallieelne test väga mahukas ei olnud, aga ma arvan, et päris hea tee peal saime sõita ja mõningaid asju proovida ja tundus, et justkui võiks toimida hetkel, et viimati sõitsime ka just siin lähedal Fafes, et tahaks uskuda, et
kõige kehvemas seisus ei ole hetkel. No sa oled Portugali rallit varem ka sõitnud ja tead neid teid põhimõtteliselt, et kui hästi see sulle võiks sobida ja kui hästi sulle koostöös nüüd selle autoga, millega sa nüüd sõidad, ehk siis nagu selle Rally2 autoga? Eks üldiselt ma pigem olen optimistlik, et nagu sa ütlesid, et mul on varasem kogemus ka siit ja ma ei oska öelda, et ma loodan, et sobib ja kõik klapib. Millele sa nendest testides kõige rohkem tähelepanu pöörasid, et mida oli vaja, ütleme, auto juures sättida sul endal autoga kohanemises võib-olla kõige rohkem jälgida? Eks eelmise ralli põhjal tundus, et kõige rohkem oli hädas võib-olla siis, kui teed on väga katki, et üritasin mingit mugavat seadistust leida just olukorraks, kus tee võib-olla on keskmisest rohkem katki, et see oli, ma usun, kõige olulisem ja eks lihtsalt, et saada jälle üle pika aja natuke sõita. Said need kõik, mis sa soovisid, said nagu kätte või? No kindlasti saaks parem olla, aga ei, ma liiga palju ka ei nurise. No Rally2 on konkurents väga tihe, eks ole, sel hooajal üldse tervikuna ja ka siin rallil, et kuidas sa enda sellist võrdlust ja positsioneerimist ralli ajal hakkad tegema ja kui palju sa üldse neid konkurente jälgid? Kindlasti jälgin, et täna enne rallit ma midagi ennustama ei hakka, aga igal juhul eesmärk on ikkagi proovida kiiresti sõita. Kas homsel testikatsel veel ka midagi on sättimist või siis lihtsalt ütleme, sõidad kohustusliku korra läbi ja tunneks ennast mugavalt? Eks ma midagi tahan proovida, et hetkel iga kilomeeter kulub ära, et eelmisest võidusõidust on tegelikult päris pikk paus sees. Tagasi stuudios, mis Robertist kõrva taha panna? Tagasihoidlik poiss natuke. Ei, see oli nali. Sõidumees rohkem. See oli nali, jaa. Ei, tegelikult mulle meeldib, et ta on optimistlik ja ei hakka kuidagi juba varajases faasis võimalusi maha matma, mida tihti peale tehakse, et liiga palju ootuseid üles kruvima hakkaks, et selles mõttes mees on optimistlik ja kõik, mis tundub, et mis plaanis on olnud ja mis teha on saanud, on nagu ära tehtud ja nagu ta ütles ka, et tegelikult viimane ralli oli ka Portugalis, nii et siit on tal kindlasti hea seda rallit alustada. Jah, et temale omaselt tagasihoidlik joon, et ei ole see, et rind kummis ja lähen ja panen, vaid pigem see, et hakkavad minema ja ikkagi tahab kiiresti sõita, et ongi. Ma usun, et see kogenud kaardilugeja seal kõrval ja tema on hea kooslus, et sõidavad kiiresti ja püsivad ilusti teel. Mis te arvate, kas Robert ja Georg hakkavad üksteise aegu ka pingsalt jälgima? Kas see nagin eestlaste vahel seal MM-rallil ka? Viimati nad sõitsid ka Portugalis koos. Oli ERC-etapp. Päris tihedalt panid vahepeal, jah. Et selles mõttes need kindlasti on, ma arvan, täna suht ühel pulgal omadega. Nii et võib-olla kes paremini minema saab hakata ja kuidagi see kogu kompott paremini töötab, see seal võidab, aga tegelikult jah, ma arvan, et mõlemaid mehi kindlasti tasub jälgida, et Georg Linnamäest täna väga palju rääkinud ei ole, aga tegelikult tema ka väga kiire ja me teame, et ka Portugali teed ja sellised keerulisemad olud ka seal Hispaanias ja et talle ütleme, need teed sobivad, sest ta on seal sõitnud samamoodi palju, ta on sõitnud selle Iberika kappi varasemalt ja ta tunneb neid teid kindlasti hästi. Jah, et ma arvan ka, et mõlemal on omad šansid olemas ja loodame, et kumb siis või mõlemad teevad mingid sähvatusi, kus nad tulevad siin Rally2 siis esikolmiku ust kloppima. Ja kui mõlemal õnnestuks seal, ütleme, kohtadel 4 kuni 10 sinna vahemikku kuhugi stabiilselt sõita, siis ma arvan, et neil on põhjust rahule jääda. Ja ma just mäletan ka tegelikult Robert Virves mingid kommentaari siin hooaja algusest, et tegelikult nagu lõpptulemuseks ei pane nii palju rõhku sellele, aga kui suudab neid sähvatusi teha, top 3 aegasid, võib-olla isegi ideaalis mõni katsevõit vahel. Et see on tegelikult see, mida tahetakse teha hooaja jooksul lihtsalt, et see kindlasti top 10 oleks nagu vajalik lõpetada ralli, ma usun nagu tulemuse mõttes ka, aga kindlasti see, ma arvan, lõpptulemus täna nii väga üleliia tähtis ka ei ole.
kui kõrgele me ekipaaž number 57 Gregor Jeets, Timo Daniel selle lati saame? No ta ei ole väga palju sõitnud ja tal üldse see nüüd siis üle-eelmine hooaeg oli vahele, jäi vahele. Et tegelikult ma arvan, et ta on täna nii-öelda seisus, kus ta veel kogub neid kilomeetreid ja seda enesekindlust jälle, et seal tempot tõstma hakata, et kindlasti nagu üle oma varju pole mõtet hüppama hakata, et see on kõige rumalam asi, mida teha, et tegelikult kõige tähtsam on need kõik katsed ära lõpetada tema puhul. Aga jaa, ma ei tea, ma jälle positsiooni nagu niimoodi küll ennustama ei hakkaks kellegile, et tähtis on, et ta kõik katsed ära sõidab ja jälle võib-olla mõni selline sähvatus, et tema puhul võib-olla ta on oluliselt vähem siin praegu sõitnud Linnamäed ja Virvest arvestades viimasel ajal. Et ma ei tea, mõni sähvatus sinna top 5 võib-olla või midagi sellist oleks ikka väga hea. Ja tal vist on, kui mu andmed õiged, on nüüd esimene ralli Hyundai'ga, et kindlasti see mängib oma rolli, et selle autoga tal varasem kogemus puudub. Jaa, su andmed on õiged. Et mingi testi alla tegi, et ma arvan ka, et temal on mõistlik pigem püüda stabiilselt kiiresti sõita ja mitte nii-öelda hullu minna panema, et kuskil ennast ära lõhkuda. Ja Jeets Sardiinias ka juba kirjas. Viimati see ERC etapp Portugalis, siin on taga kirjas üle ajalimiidi, siis seda oli ralli Aluksne ja Otepää talveralli, kus siis sai 3. koha. Aga tõmbame Portugali ralli eelvaatele kriipsu peale või alla ja homme siis alates kella 11 täis action läheb pihta. Jaa, homme kindlasti juba väga põnev saab olema ja jälgimist on eriti palju. Alati minust need reeded on kõige põnevamad, et selline purakas on sees, et tahaks juba näha, et mis juhtuma hakkab. Ootus, teisest küljest juhtubki reeded tõesti palju. Et see reede kindlasti saab olema jälle selline väga, väga äge päev ja loodan, et tuleb põnev. Ja loodame, et seekord on siis nii, et võistlust on ikkagi nagu pühapäevani, et pühapäeva hommikul ei ole selge, et vahed on seal tipus nii suured, et lihtsalt käib läbi tiksumine, vaid ikkagi käiks nagu Powerstatesini välja korralik andmine. On see ka teie hirm Rally Estonial, et pühapäeval läheb tiksumiseks, nagu me siin väga paljudel MM-rallidel ikkagi näeme? No see on midagi, mis ei ole teie kontrolli. Meie teha ei saa, et loomulikult on hea ja tore, kui nagu põnevust on viimase meetrini, et kui sinna viimasele katsele lähevad seal top 2 või 3 lähevad selliste vahedega, kus asju võib muutuda ja juhtuda. Aga jah, seal me kahjuks ise midagi kontrollida ei saa. Millal me mingeid staare testima võime oodata? Reeglina nad käivad siin kuskil 2 nädalat enne rallit, et ilmselt me 3 nädalat enne meie rallit on siis Keenia ja ilmselt tulevad sealt tagasi ja siis leiavad siis tee siia, et näis, kuidas see aasta, kas kõik 3 tiimi tulevad Eestisse Rally Estonia eelselt testima või keegi kasutab ka nagu Soome varianti, et seda näeme. Süükest trikki ei ole loota, et keegi enne Keeniat tuleb juba proovima? Hästi ei usu, et nende graafik on ka enne Keeniat päris tihe ja eks nad teevad enne Keeniat ilmselt ikkagi nagu Keenia testi siis võimalikult lähedastes teeoludes ja paikades. Aga aitäh, Janno, tulemast. Nagu ma ütlesin, tund aega ongi kadunud kuhugi nagu silmapilguga. Aitäh, Roland. Homme näeme jälle. Homme kohtume. Homme kohtume ka kuulajate ja vaatajatega. Ja jätke siis meelde, et homme on Kahoot. Ja, Kahoot, jaa. Pange valmis. Kahoot, ma ennustan, et me hakkame sellega pihta kuskil seal 20-40, aga pange kindlasti juba kell 8 valmis. Jep. Ja, nägemist. Aitäh. Nägemist. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.